loodusmajas on kõik ideaalsed tingimused praegu lastel olemas. Et siin selja taga te näete kohe õppeklassi ja suurt maja, kus on kõige suurem hoone siis, kus on köögi võimalus, kus lapsed saavad ise süüa teha. Siis on erinevad ruumid, töötoad, saab tavaliselt, me teemegi töötubasid õues. Kogu meie õppeklass on terve saar. Et me läheme ruumidesse siis tõesti ainult sellise ilma, kui ainult vihma sajab. Ja ruumid on väikesed, iga korruse peal siin teisel korrusel on üks õppeklass, siis meil on veel 2 õppeklassi selle teise hoone teisel korrusel ühel pool ja teisel pool. Ja siis on siin ka õpetajatele niisugune ööbimisruum ja siis on lasteruumid on kõik meil kämpingutes, nii et lapsed siis elavad oma elu niisuguses mõnusas väikeses onnikeses, kus nad siis saavad nautida. Ja tavaliselt on ka õpetaja neil seal valveks, et kui meil on vahel siin hästi palju laagris nagu erinevaid programmijuhte, siis on tegelikult ka kõik hooned hõivatud, et see oleneb ka gruppide suurusest. Et praegu just on laager sees. Te ütlesite, et nagu see laager ei piirdu ainult selle loodusmaja alaga, vaid see terve saar on... Terve saar on, ütleme, laager iseenesest on kompleksiga seotud, aga meie õppepäevad on siis seotud terve saarega. Et me tavaliselt siis need programmid näevad välja sellised, et kui õpilane on registreerinud ennast siia, läbi siis Tallinna Keskkonnakommunaalameti, ta paneb ennast kirja, nii nagu te ise ka vist vaatasite, et saab tulla siia ja siis on seal kohe näha, et millal on aeg kinni, millal ei saa ja siis saab valida ühesõnaga endale sobiva aja. Ja selle jaoks ongi tehtud maikuus, hooaeg on maist oktoobrini ja maikuus on tehtud siis selle jaoks ühepäevased õppepäevad, sest siis on tohutu tung ja kõik tahavad tulla ja ei ole mõistlik panna siis ühele koolile nädalaga kinni, sest siis teised lihtsalt kannatavad selle all, et õppepäevade puhul ongi siis see hea, et maikuus on ühepäevased õppepäevad. Et nad tulevad siia hommikul laevaga ja õhtul siis lähevad laevaga ära. Ja siis see programm algab sadamast neil, meil on erinevaid programme, 12 programmi laevaga siis tulevad sadamasse, seal me alustame maastikukaitsele tutvustusega ja terve tee me siis õpime, kuni me jõuame siia, siis meil on väike söögipaus, väike keskkonnaalane loeng ja siis me läheme edasi oma programmiga, läheme olenevalt siis programmist ja me suundume siis teistesse piirkondadesse. Et see kõik oleneb, millise programmi siis õpetajad on oma õpilastele valinud. Et need on kõik õppekava kohased programmid, et see siis käib koos õppekavaga, et millele on vaja pühendada. Teie arvates, kas nagu see selle loodusmaja mõju on saarele positiivne või kus, sest et nagu minu teada siin on 2 püsielanikke, kas nagu, kuidas nad suhtuvad sellesse? Siin on püsielanikke rohkem. Ja, et nüüd on juba sissekirjutuse järgi peaks olema nüüd see, et kes püsielanik on. Aga et loomulikult me oleme kõik sellise mõtteviisiga, et ja haridus on ainus asi, mis meid nii-öelda viib sellele säästlikule mõtteviisile, et kuidas saaks keskkonnahoidlikult tegutseda, et seda nad siin õpivadki. Et siin nad saavad oma algtõed kätte. Et see on minu jaoks hästi oluline. Aga kuidas te arvate, nagu see saar on pigem sellest, kuidas õppida nagu elada loodusega või selles saares võib saada mingi turistide jaoks atraktiivne koht. See on nagu mingi määral atraktiivne, aga ei ole nii palju inimesi, näiteks nii palju kui Kihna saarel või... Ja inimesi on vähe väike saar, 3 ruutkilomeetrit, kes siia siis eriti ei mahu. Elamegi loomadega siin kooskõlas, et meil siin samas kämpingualal lapsed suhtlevad loomadega. Et selles mõttes on siin nagu ideaalne võimalus just maastikukaitsealal nende piirangutega õppida, suhestama ise ennast loodusega. Et kui on mingisugused kaitsela piirangud peal, meil on sihtkaitsepealt, kus on liikumine, siis ei ole lubatud üldse kevadperioodil ju seal poolde suvesse välja. Et kõike seda saabki siis lastele juba varakult õpetada, et ei ole nii, et tuled ükskõik kuhu metsa ja kõik on lubatud, et kindlasti mitte. Et seda saab neid tõdesid saabki siin kohe nagu selgeks teha. Et siin on 2 sihtkaitsevööndit, 3 piiranguvööndit ja siis on loomulikult käivad ka igaüheõigused siia nende programmide juurde. Et õpilased saavad lisaks kooliprogrammile tegelikult ka sellist mudelit, et kuidas siis looduses tegelikult mõistlik ka käituda on. Prügiteema on meil hästi oluline. Et prügiteemast me räägime väga põhjalikult siin ka. Aga kas näiteks see, et ühendus saarega võib olla vahepeal piiratud või see, et näiteks mõned kohad, näiteks see sadama kohvik on kinni, ei ole mitte 24, vaid iga päevaselt lahti. Kas see kuidagi ei mõjuta seda
saare võimalusi siin elamiseks või nagu olemiseks? Seda ma teiste eest ei saa nüüd nagu rääkida, ma võin rääkida ainult selle eest, mis loodusmajaga on seotud. Ja meil on siis seotud niimoodi, et meie ühepäevased õppepäevad näevadki ette seda, et lastel on 0 kulu, et ainuke asi on siis kaasavõetav toit. Ja selle nad tavaliselt ka oleme siis palunud, et võtke koolitoit kaasa, et me toitu ei raiska, mitte midagi ei tohi kaduma minna, toit on püha. Ja et nad võtaksid koolitoidu kaasa, pakitakse see neil ilusasti ära, meil on loodusmajal oma elektriauto, me saame vastu minna, toome kõik selle toidukraami siia ja siis, või siis teine variant, kui neil ei ole selliseid võimalusi, siis nad võtavad oma mingid võileivad kaasa ja see väike eine nad teevadki siin loodusmajas ära. Ja see päev ei ole nii pikk, et nüüd peaks sööma mitu korda päevas, nad niikuinii söövad hommikul, siis nad söövad siin lõunal ja õhtuks on nad juba kodus. Et nad ei vaja ülejäänud siin teenuseid. Aga loomulikult turistile mõeldes on siis, ma usun, et turisti jaoks käivad need kohvikud siin ka jälle ette tellimisega. Selle jaoks on Aegnal infovoldik, täiesti veebipõhine, saab vaadata, kes mida pakub, kes pakub ajutust, kes toitlustust. Sellega saavad kõik ennast ise kurssi viia, leppida kokku, et see ei ole ka niisugune teema, et oleks nagu raske siin hakkama saada. Et poode siin ei ole, mis on tegelikult väga tore minu meelest, paljude meelest kindlasti mitte, aga mina näen sellest aspektist, et on prügi vähem. Ja see prügi ongi põhiline see, mis lastele saab alati öelda. Kõik see, mis sa tuled saarele, see läheb sinuga ka kaasa. Et ma olen näinud turistide, mis on ka arusaadav, et kui ise ka kui turistina kuskile minna, sa ei tea, millised prügireeglid kuskil riikides on. Ja loomulikult sa paned, eks ju, ei tea, siis olenevalt prügikastidesse, et see on täiesti aksepteeritav. Aga lihtsalt siin lastele püüame seda selgeks teha, kuidas on mõistlik käitida, et ei tekiks nii palju igasugust prügi ja mis sellega üldse kaasneb, kõik need igasugused muud ohud. Ja siis loodusmaja on pigem mõeldud just koolilastele. Jaa, ei, mitte ainult. Siin on ka õpetajate seminarid, siis on ka linnaasutusena ta töötab. Et ütleme nii, et 2009, kui loodusmaja siin alustas oma tegevus, 2008 sai valmis, 2009 hakkasime siin vaikselt sisustama, 2010 hakkasime Coop-Webi raames neid programme tegema ja siis saime siin oma 10 programmi, nüüd on liitunud juurde, juba oleme teinud programme, et nüüd on seda valikut natuke rohkem ja see on siis õpilaste pool. Aga samal ajal saavad õpetajad tulla oma seminare pidama, samal ajal saavad nad vaadata, millised võimalused siin on, et kui tulla oma kooliga, et mida siis see saar pakub, mida loodusmaja, millised tingimused on, et kõik sellised asjad on ka. Ja linnaasutused on samamoodi käinud siin, et see on linnaasutus, et ka nendele on ju siis oma seminariruumidena see täiesti avatud koht. Siis teeme väikse ringe, kui vaatame, mis siin on. Ja... Vaatame siis need õppeklassid üle, et ma siis kõigepealt võib-olla lähme siis esimesse klassi, mis siis kõigepealt sai alguse ja seal on nüüd koondunud kõik erinevad erinevad keskkonnad kokku, et kui meil seal pärast hiljem selgus, et programm on väga palju nii nagu Aegna saarga seotud metsa ja merega, siis sai eraldi teha veel õppeklassid metsa ja mere kohta. Aga siin suures klassis on nii-öelda üldklassis, kus käsitletakse nagu kõiki teemasid. Siin on seened, puittaimed, siis hakkab juba mereteema siit pihta, juba kõrreliste järgi on näha, siis siin on kogu see mereteema, siis on putukate teema, limuste teema, siis siit me näeme ka juba putukate teema ja siis on siin toodud ka erinevad näited setetest ja siis see mereprügi osakond, mis tegelikult nüüd ongi, lapsed on ise ka toonud, et meil on ju uus programm säästvasti SEI poolt, SEI Tallinn, Stockholmi Keskkonnainstituudi poolt, siis koostöös tehtud niisugune vahva programm, mis nad meile tegid, oli siis selline, et on mereprügi. Et see on niisugune programm, kus siis tulevad gümnasistid, teevad uuringuid erinevatel rannalõikudel, uurivad siis mikroplasti, kõiki asju, mis siit tuleb ja siis nad on toonud siia niisugust põnevaid leide, et siis nüüd see kajastab meie praegust situatsiooni keskkonnas, et loomad on uppumas prügi sisse, nad püüavad pääseda siit välja, et siis see kujundab siis seda, et mida me kõik merest oleme leidnud. Et siis ikkagi suur sõnum kõigile, et aidake päästa siis Läänemerd. Et selline programm on nüüd hästi oluline just jälle, et kuhu see maailm jõuab, kui me samamoodi jätkame. Et siin on siis natukene seda näha. Et see on selline suurem ruum, et kui nüüd tahate välja minna väiksematesse ruumidesse, et käime siis need teised ruumid ka ära, kui teil on veel küsimusi, siis küsige. No, ma ei ole kindel, kas see kõlab niimoodi või mitte. Ma olen kuulnud, et oli mingi ökoloogiliste saarte projekt. Jah, selle sama raames me Selle samas raames oligi. See just selle prügiprogramm valmiski selle raames ja selle raames valmis ka
saare uus infopostide süsteem, et see on ka uuendatud selle projekti ja siis pandi üles ka loendurid, et siis on näha, kui palju saarel liigub inimesi, et see loendurite süsteem on ka üles pandud. Aga kas te juhuslikult ei tea, kui palju aastas tavaliselt liigub? Praegu neid andmeid mul jah ei ole. Aga näiteks eelmisel aastal? Äkki tead? Ei, ma võin ainult rääkida loodusmaja, ma piirdun sellega, et loodusmajas on meil algusaastatel oli meil käis suve jooksul 3500 inimest läbi. Siis me vaatasime, et koormus on lihtsalt ei kannata välja, siis oli piirang 3000 inimest, ikka oli liiga palju ja siis on nüüd tänaseks oleme katsetanud inimeste hulgaga 2500, mis on normaalne, et see ei tekita probleeme. Ja siis muidugi see hariduslik pool sinna juurde, et see on hästi oluline, et jälle, kuidas hoid toimib, et kuidas inimene käitub muidu, et kuidas see loodushoid toimib, et seda on väga hästi näha ka, ütleme, kui siin liikuda, eriti kivikülvi juures, et see on selline hästi hea moment inimtegevuse jälgedest. Et sellised loodus ise pakub selliseid näiteid ja võimalusi, mida siis tegelikult natuke mõtiskleda ja vaadata, et mismoodi, et kuidas me nagu alateadlikult võib-olla niimoodi üldse ei mõtlegi, vaid kogu aeg kahjustame ja kogu aeg kaob natukene seda liigirikkust. Et oluline on just tuua vastupidist, et me ikkagi püüame hoida liigirikkust ja pigem niimoodi vaatame, et mitte midagi inimese tagajärjel ei juhtuks. Et sellepärast ongi nagu see loodusmaja ikka hästi oluline siin. Raske on siit saada sisse. Ma eile katsusin siia niimoodi sisse pääseda, et me ei vigasta. Nii, aga siin on siis nüüd metsaklass ka läbi ämbliku võrkude, et need lihtsalt ongi siin lastele ka uudistamiseks. Ja klass näeb siis välja selline. Siin on nüüd selle Coopwebi projekti raames need infostendid valminud ja need infostendid, mis siin nüüd valminud on, just need roll-upid on siis saarepõhised. Et tol korral sai siis see saar ära uuritud, mis siin kõik kasvab ja millised liigid on, et siis natukene sai vaadata neid asju. Осторожно, там паука не спугните, это важная часть экспонат. Siis siin edasi vaadates on siin väike niisugune ülesannete nuputamise rida, mida siis saab ka kasutada laste õppetegevuses, siis siin on ka niisugused toredad ülesanded, mida saab kõike kasutada laste puhul, kui arva ära ülesanded ja küsimused, siis siin on väikeaegne ravimtaimedest apteek, et siis saab ka neid siin uurida, milliseid ravimtaime me siit leiame ja siis on loomulikult ka siit, need ei ole küll kahjuks nüüd kõik siit pärit saarelt, et need olen ma ikkagi saanud ka jahimeeste käest ja ise leidnud. Et mõned sellised vahvad näited ka lastele. Siis, et esimese lapsed ja esimese klassi õpilased saaksid ikkagi aru, on ka siin vene keeles õpet, et nad saaksid siis ikkagi teaksid, millest jutt on. Et sellepärast on oluline ka neile selgeks teha, et kui nad õpivad eesti keelt, et oleks siis visuaalselt ka näha, mida nad siis õpivad, et nad ei saaks millestki valesti aru. Ja siis siin tavaliselt on õhtuti selline kunstiruum, jälle kui vihma saab, väike grupp saab siin teha ja siin on võimalus ka lasta alla. Seal on selline lina, eks ju, mis me siis saame siin panna üles, et nad vaatavad siin õhtuti oma keskkonnafilme, õppefilme või siis, kui õpetaja tahab veel midagi spetsiifilist, siis ta võtab mingi oma arvutiga mingisugused spetsiifilised asjad kaasa, millega tal on siis vaja oma programme läbi viia. Et need on kõik meil alati koostöös ja kokkuleppel, et kuidas näiteks mõnda programmi, mida nad on valinud, kujundada. Näiteks õpetaja ütleb, et mul on nüüd praegu aktuaalne veeteema, et ma tahan võtta metsa- ja mereprogrammi, keskendume veeteemale, siis me võtamegi suuremas mahus selle veeteema osa põhjalikumalt. Et kõik sellised asjad on täiesti kokkuleppel, läbirääkimistel, et saavad siis kõik õpetajad ikkagi saaks anda neile seda, mida nad tegelikult soovivad tulla siia saama. Et see on nagu see eesmärk. Me ei üüri välja siin, me ei kasuta mingisuguseid võimalusi, et turism on mujal, et turismi teenust pakuvad saarel palju erinevaid kohti. See informatsioon on kõik üleval. Et selle
projekti raames, mis nüüd see Ökosaarte projekt, seal on ka sadama juures on ju olemas nüüd see suur stend, seal on ka info jookseb, eks ju, panite võib-olla tähele, see sadama putka juures. Seal ootepaviljon, ei mitte seal kai peal, vaid seal ootepaviljon, kus on see päästerühma vastas on see ootepaviljon ja seal juures on selline jooksva informatsiooniga. Sealt, kui inimene tuleb, saab ka endale vaadata juhul, kui tal ei ole momendil internetti, mis on tegelikult väga tore, et siin iga kord internet ei ole, praegu on lastega väga huvitav. Et muidu nad istuksid kogu aeg kuskil internetis, et neil on palju rohkem siin kõike muud avastada. Internet ei ole muidugi halb, aga iga asi omal ajal, et kui oleme siin, siis me õpime ikkagi täiesti ehedas keskkonnas. Okay. Et see on oluline. Ma just seda tahtsin küsida, et lasteks, eks ole, et see need õppeprogrammid, mis õppeaasta jooksul või siis vaheaegadel toimuvad, aga lihtsalt, et selle elukestva õppe nii-öelda selle kontseptsiooni alusel, et eks muidugi, me kõik õpime kogu aeg pidevalt, eks ju, et see on täiesti normaalne. Aga kas seda juhtub, et ma ei tea, mingisuguse projekti raames või kui sõgil tulevad, ma ei tea, kas või pensionäride grupid, eks ole, et siis ma ei tea, midagi looduskaitsest rohkem. Ja loomulikult, et kõik, kes on siis loodusega siin seotud, et siin ongi see koht, kus loodushuviline saabki tulla ja panebki ennast kirja, registreerib ära, sest oluline on see, et meil ei hakkaks kattuma, eks ju, et üks seltskond siin, teine seal, meil on üks köök. Ja kui on üks seltskond siin, kes on registreerinud ennast, siis me pühendame ennast ühele seltskonnale. Juba esiteks koormuse pärast ja teiseks ikkagi niimoodi on õppetegevus ka ju mõistlik korraldada. Et nendes ruumides või üldse siin, et lihtsalt erinevaid seltskondi me siin nagu kokku ei sega. Et see on ikkagi pühendumus ikkagi ühele grupile, et see on oluline. Ja teil on nagu omalt poolt ka spetsialiste, koolitajaid, õpetajaid, eks ole, kes pakuvad nende õppeprogrammide raames mingisugust tegevust või siis ainult siis need õpetajad, kes koos lastega tulevad, eks ole, nii looduskaitseõpetajad või? Tegelikult on niimoodi, et kõik need programmid on üksinda ise läbi. Niimoodi, okei. Ja õpetajatega, kui me jaotame näiteks gruppideks, et kui õpetajatel on, ütleme, 2-päevane programm, me jaotame gruppideks, siis ma tegelen ühe grupiga ja õpetaja, siis kooliõpetaja omalt poolt teise grupiga ja siis me vahetame. Et olen programmist, kõik olen programmist. Kui nad ei soovi midagi, nad soovivad lihtsalt programmi saada otsast lõpuni, siis programmi kirjeldused on see on kõik leitav internetist ja seal on kuskil 150 lehekülge läbi lugeda, et siis te saate oma programmist väga hästi teada, mis teid ees ootab ja mida te tahate muuta. Et mis teid nagu rohkem huvitab, et siis panustame nendele teemadele rohkem. Et siis kõik need saab kokku leppida ja saame kõik mugandada täpselt nii, nagu õpetaja seda soovib. Et ei pea olema nii, nagu seal kirjas on, eks ju, programmis, et me saame kõike teha vastavalt soovile. Ja need programmid on, kooliõpilastel need on tasuta, eks ole, see on Tallinna linn nagu maksab kinni, aga siis näiteks täiskasvanute gruppidele see on ka nagu Tallinna linn midagi võimaldab seda saada või siis nagu seda keskkonnateemadel et teised inimesed siin siis lähevad jälle sinna turismikohtadesse aga kõik, kes on siis loodus- ja keskkonnaga seotud, need saavad ennast registreerida läbi loodusmaja siin ja samamoodi tulla oma seminari pidama. Ja siis see Keskkonnaamet või keegi, eks ole, maksab kinni kõik sellega seotud? Vot nüüd on niimoodi, et see kogu see kompleks oli aegade algusest kuulus siis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametile. Nüüd ta kuulub see õppeosakond samamoodi endiselt sinna, aga kompleks läks Tallinna kesklinna haldusalasse. Nii et praegu on see üleminekuperiood, praegu on veel nii, vaatame, mis tulevik toob. Et ette me ei oska midagi praegu ennustada, mis saama hakkab, aga ma lihtsalt räägin hetkeseisu ja praegu on tõesti nii, et käiakse ja kõik on tasuta.